2011 sai kooli juures töötavast Palade loodushariduskeskusest täiesti iseseisev asutus. Mina ikka juhataja ja keegi mul seal kõrval. 2 töökohta, täiskohaga töökohta Palade looduskeskuses pole mitte kunagi olnud. Ikka kas 1,5 ja 1,3. Koristaja ka loomulikult ja natuke niisugust personali, aga tegijaid ikka niimoodi, nii et seda vedamist on olnud üksjagu. Et kõikide nende suurte tegemiste juures, olgu siis Orjaku linnutorn, Kivimite õppehoone, Kivimite õppeväljak, Kärdla kraatri mudelväljak, nende asjade sättimine, Soera arendusprojekt, kus kõik need, see on ju suur õppekompleks siin, et asendamatu tugi on olnud Tiit Leitost. Ma seda ei saa kuidagi mainimata jätta, üksi poleks siin mitte midagi sündinud. Ja ma siiski jään selle juurde, et see motivatsioon ja armastus tuleb looduse tunnetusest, mida ma arvan, on mul olemas, jumal tänatud. See on üks asi ja teine asi on lapsed ja noored. Iga kord, kui ma tulen nendega kuskilt matkalt või nad on siin ringi müdistanud, siis ma tunnen, et see, mis ma sain, on võib-olla suurem see, mis ma nendele andsin. Nii et sealt tuleb ka väga palju, nii kaua, kui ma noortega töötan. Ma arvan, et noored on päris teadlikud. Ja vahel, kui siin on niisugused, ikka väga huvitavad vestlused noortega või siis väga lõbusad programmid väikestega, siis vahel ma küsin, et kuulge, kes ütleb, et noorus on hukas. Et vahel on need probleemid tulevad teravalt, et mis kõik ei, ma arvan, et kahjuks on küll niimoodi, et ega me seda oma töö tulemust, eriti noortega ei näe praegu, see on pikk töö. Sellesse tuleb nii palju panustada ja see võtab aega. Ma ei tea, kas meie tööl on tulemust. Ma loodan, et on. See ei ole nii, et täna teen ja homme saan kätte. Ei, see on pikk protsess. Praegu olen üksi ja 3/4 kohta Margega koos töötame, et jah, seda tööd saab sellises mahus teha ainult siis, kui ei ole kahju ajast, ei ole kahju oma rahast ja jätkub soovi ja armastust lõputult. Ja.